Me kõik koosneme tohutust hulgast rakkudest. Need omakorda paljudest molekulidest, DNA, RNA, valgud ja paljud muud. Ehkki kõik need molekulid on hästi pisikesed ja silmale nähtamatud, sõltub nendest kogu elu. Alates juba sellest, kuidas luuakse esimene rakk ehk viljastatud munarakk. Kogu seda nähtamatu bioloogia imelist maailma, kuidas pannakse kokku organismi valgud kuni lugematute häireteni nende pisikeste eluosakeste töös, mis omakorda võivad põhjustada erinevaid haigusi, saab tundma õppida mitmesuguste mudelorganismide abil Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis, kus õppetöö põhineb kõige kaasaegsemal teadusel. Oleme instituudis ühendanud kõrgetasemelise teadustöö ja üliõpilaste õpetamise. Meie teadusteemade ring on lai, uurime ju elu molekulide tasemel. Rakendame oma teadmisi nii uute molekulaarsete diagnostikate väljatöötamisel kui ka keskkonnaprobleemide lahendamisel. Meie igapäevaselt teadustööd tegevad inimesed oleme ka õppejõud. Oleme loengupidajad, seminaride ja praktikumide läbiviijad. Oleme mentorid, kelle juhendamisel on võimalik õppida ja kasutada maailmatasemel tehnoloogiaid. Sellel aastal tegin valiku astuda edasi õppima magistriõppesse biomeditsiini erialal. Selleks sain väga head baasteadmised geenitehnoloogia bakalaureusõppes, mis aitas mul paremini mõista nii enda kehas toimuvat kui ka erinevaid haigustekitajaid ja ka toidutehnoloogiaid. Enamus valdkondades tuleb geenitehnoloogia eriala kasuks, sest see annab laialdased teadmised teadustööst, reaalainetest ning teeb sissejuhatuse ka meditsiini. Alternatiivina edasiõppimisele leidus mitmeid ahvatlevaid tööpakkumisi, kuid soov süveneda maailmatasemel teadustöösse ning ka biomeditsiini viiski mind jätkama oma haridusteed. Peale 5 aastat geenitehnoloogia bakalaureuse ja magistriõpinguid suunsin ma doktorantuuri. Doktorantuuri õpingud on väga huvitavad ja mitmekesised. Ma õpin iga päev midagi uut ja lahendan elus looduse müstilisi probleeme. Igapäevaselt töötan ma mitokondrite uurimisega ja võib-olla just ühel päeval on sellest kasu olnud mõne vähitüübi või mitokondriaalse haiguse ravi väljatöötamiseks. TÜMRis omandatud haridus võimaldas mul juba enne magistri lõpetamist leida endale meelepärane töökoht. Töötan Tartus tervisetehnoloogiate arenduskeskuses laborispetsialistina. Igapäevaselt tegelen piiredi testiga, mille eesmärgiks on naiste viljakusravi parandamine. Antud test võimaldab määrata igale naisele personaalselt sobiva aja embrüo siirdamiseks, mis läbi suureneb rasestumise edukus. Oma töö puhul meeldib mulle kõige enam see, et saan aidata kaasa paljude naiste unistuste täitumisele. Tere! Me oleme bioteaduste üliõpilaste selts, tudengiorganisatsioon, kes pakub tulevastele bioteadlastele koolivärist võimalust ennast arendada. Näiteks oleme korraldanud geneetika õppepäevi ja keskkonnanädalat. Lisaks sellele on meil 8 töögruppi, näiteks hariduse töögrupp, kes käivad üle Eesti gümnaasiumites gümnasistidele rääkimas bioteadusest. Kuid lisaks tööle tegeleme ka lõbuga, näiteks teeme saunaõhtuid ja filmiõhtuid.